et ennast päeva alustama kohe nipiga, mis võiks paljusid inimesi, kes üritavad dieedil olla, aidata. Nimelt, mul on siin siis täiesti maitstamata kohupiim. Ja ma tean, et kindlasti palju tuleb pannakse ka näiteks, kui te treenerilt saate mingi toitumiskava, see on alati mingi kodujuust, kohupiim ja need on kõik nagu maitstamata. Ehk siis teid aitab. Selline asi, mille peale paljud inimesed tuleb, see on morsisiirup, aga see on ilma kaloriteta. Ehk siis lihtsalt suhkruvaba siirup ja nüüd valate selle oma siia maitstamata kohupiima peale. Segate ära ja kas või olgu see mingi kodujuust, mida iganes. Saate seda igal pool kasutada ja see teeb üsna maitsvaks selle toidu. Päeva esimene eine on siis teie ees. Eile jäi meil suht palju sushit alles, me tellisime mingi 100 tükki kolme inimese peale, seega ma saan mitu päeva nüüd sushit süüa. Siin on siis see kohupiim, millest ma rääkisin, mis on siis siirupiga ära segatud. Üks suur kohvi. Nii, mida ma veel teinud ei ole, on see, et ma pole seda veeloogi sisse juhatanud. Ehk siis tere tulemast meie 9. veeloogi. Hetkel on käimas siis pikk nädalavahetus, ehk siis eile oli suur reede. Ja eile oli ka Karin ema sünnipäev ja kohe hommikut alustasime siis üks piduliku hommikusöögiga. Ma ei trackinud mitte midagi ja siis see kulmineerus selleks, et eile mul oli tegelikult suht korralik, ma ütlen cheat day, aga mul ikkagi läksid makrod päris lõhki. Ja täna on siis suurepärane võimalus need kõik lisakalorid oma trenni rakendada. Kohe lähme siis Sikupilli HC-sse tegema push day'd ja seal juba vaatame, mis saalis toimub ja üritame kõva trenni teha. Põhimõtteliselt ära minu push day on ehitatud selle ümber, et ma viiksin oma rinnalt surumise ehk siis praegu sarjatuse nagu ülesse. Siin ma lähen püramiidis ülesse. See tähendab seda, et iga siis seeriaga ma tõstan raskust ja vähendan korduseid. Nüüd ma olen teinud ära 3 tööseeriat, 2 100-ga, 1 110-ga ja nüüd üritan järgmisena minna siis edasi 120 peale ja vaatame, äkki täna tuleb isegi one rep maxi katse. Suru! Suru! Üks veel! Suru! Suru! Eestis kord elus 130 kilo rinnalt. Põhimõtteliselt, kui ma selle ära teen, 140 juba enam-vähem lähedal. Oi! Alla! Suru! Koledam kordus, kunagi oma elus seid ole. Trenniga on see ühel pool. Täna oli üsna huvitav trenn tegelikult. Ma tegin oma, põhimõtteliselt tegin, aga halvasti, aga tegin oma surumise rekordi. Asko tõmbas viimase seeriaga 370 kilo maast lahti, mis ta ise ka ütles, et väga hea tulemused. Ja nüüd lähme koju. Kõigepealt sööme jäätised ära. Aga mis jäätis ma praegu söön? Ma söön Balbino kookose smoothikest. Sellist. Siin ühes jäätises on mingi 60 kalorit ja jällegi väga hea nipp. Kui teil on magusisu, olete dieedil ja ei saa endale sellist magnumit ei saa lubada maale, siis siuke väike 60 kalorine jäätis, ma arvan, et vahest ajab asja ära. Trennist tagasi. Enne kui ma hakkan grillima ja värki tegema, siis on aeg natukene süüa ka, sest nagunii selle lõkke ja kõige tegemisega läheb mega kaua aega. Aga näitan teile, mis ma söön. Siin on siis mul 150 grammi kana.
valmis kujul. Ja siis on selline huvitav toode, mida ma olen hakanud viimasel ajal sööma. On kikerherne, kapsapihvid, sellised. Et see on mingi vegan teema, aga sellegi poolest need maitsevad väga hästi ja soovitan teile ka. Õhtu on kätte jõudnud ja ma arvan, et siinkohal lõpetame selle järjekorras 9. veeloogi ära. Mul oli väga lahe päev, trenn oli hea, toit oli maitsev, kõht on täis ja näeme juba järgmises videos.